Seda lökketuld mindi 5 mehega kustutama, aga teinekord, kui on ikka tõsine tuletõhju, näiteks nädala keskel, siis läheb ainult Peeter ja Ülle on minemas. Kuidas teil see alguses see idee üldse tuli 15 aastat tagasi, mis siis toimus? Toimus see, et me olime tegelikult oli ju poole kohaga päris, me olime tuletõrjujad, oli auto ja sai riigi poolt palga. Aga siis oli kriis peal, enam ei olnud ja taheti tuletõrjeautot ära viia meilt aga me ütlesime, et kuidas, et nii ei saa. Ja tegime kiiresti selle mittetulundusühingu ja jäi auto meile ja nii ta on. Sealt hakkas pihta kohe. Algul oli mitu meest, vanemad mehed olid kõik nõndamoodi, aga need on riburada välja kukkunud nõnda, aga nüüd on kõik noored. Mitte nii kõik noored, aga enamus on oma pere liikmed ja siis kõrvalt ka veel. Ma olen nii palju süstinud seda vabatahtlikku nendele, et on poeg ja pojapoeg ja väimees ja isegi tütar. Ja tütar on väga tubli, käib väljas ja mitte midagi ei ütle. Nii et teeb silmad ette meestele. Viimane oligi jaanituur ajal siin lökke kustutamine öösel kella 1 oli väljakutse. Aga mere ääres ja tõesti tuul oli tugev ja löke oli oma pead jäetud. Mehed olid toas, kenad parajast, nagu ikka jaanipäeva pidu veetakse. Aga tulid välja ja kus juures oldi väga pahased. Eramaa, kes teid lubast, kes teid kutsus siia, kaduga minema. Aga siis tuli naabernaine ka, kes kohale kutsus, tuli välja ja ütles, et tead, ma ei saa magada, mul on tuba suitsu täis ja mehed tulge mõistusele, vaadake, mis tuli on, et nii ei saa. Aga lõpuks ikka nad leppisid sellega, et said ära kustutada selle tule. See oli ka, oli selline aeg, kus mehed olid kõik kodus, tööl ei olnud kedagi. Naersin, et seda lökketuld mindi 5 mehega kustutama, aga teinekord, kui on ikka tõsine tuletõhju, näiteks nädala keskel, siis läheb ainult Peeter ja Ülle on minemas. Aga pole teha midagi. Käime, saame hakkama, oleme, elame edasi. Kui kutse on praegu suvel ja on hea, meil on auto otse maja juures kohe, hüppab Aadusse Peeter esimesena kohe autosse ja paneb. Teistele tuleb meili või telefoni peale see, ega üks läheb oma kutse, lähevad oma autoga, sõidavad järgi. Aga talvel on, ega palju siit on siis, kui olime depoone on 300 meetrit ütleme. Ja siis on natuke võtab aeg, et peab minema sinna autot garaažist võtta ja aga siit on ikka täitsa 1 minuti asi, kui välja sõita. Et kogukond võib ennast turvaliselt tunda? Jaa, on. Tead, see auto juba etsi meil olemas on. Inimesed ütlevad, et tead, juba see on väga turvatunne meie Sõrve inimestel. Kui me ootame seda, et linnast tuleb see auto, siis pool tundi on kindlasti on aeg, 40 minutit.